tere! Tänases Trinity äriõiguse töögrupi videos räägin mitterahalisest sissemaksest. Täpsemalt, mis saab, kui see on liiga suur või liiga väike. Teatavasti osaühingu asutamisel või osakapitali suurendamisel saab osa eest tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalist sissemakset hindab juhatus. Seejuures juhatus ei pea hindama täpselt, mis selle mitterahalise sissemakse väärtus on, vaid üksnes seda, kas see katab ära selle eest vastu saadava osa nimiväärtuse. Näiteks, kui osanik saab osa nimiväärtusega 5000 eurot, siis juhatus peab hindama, kas see mitterahaline sissemakse on väärt vähemalt 5000 eurot. Võib tekkida küsimus, mis saab, kui selgub, et see mitterahaline sissemakse väärtus tegelikult on vähem, näiteks 3000 eurot. Siis sellisel juhul on osaühingul õigus nõuda selle vahe hüvitamist rahas. Ehk siis antud näite puhul 5 aasta jooksul on osaühingu juhatusel õigus nõuda 2000 euro tasumist. Aga võib eksisteerida ka vastupidine olukord, kui see mitterahaline sissemakse väärtus on suurem kui osa nimiväärtus. Ehk siis jälle, kui osa on 5000 eurot, aga selgub, et mitterahalise sissemakse väärtus näiteks on 10 000 eurot, siis kas isik, kes selle sissemakse tegi, kas tal on õigus nõuda see 5000 eurot, see vahe tagasi? Üldreeglina ei ole. See on võimalik juhul, kui selles on eraldi kokku lepitud. Ehk siis, kui selles samas mitterahalise sissemakse üleandmise lepingus on sätestatud, et ta võib selle vahe tagasi nõuda, siis tal see õigus on. Kui seda kirjas ei ole, siis jääb ühingule ja nii ongi. Aitäh vaatamast ja kuulamast!